jah, oligi see salvestusmaht oli täis, et järgmise video järguks siis, et jätkuks, et mis siis on see point, et ega ei saa siis jah, nagu sundida ju kedagi ostma või müüma, eks ole, et noh, et aga ütleme jah, kogu see nagu idee on ju, et noh, et võtta selles mõttes nagu asja mõistusega, et ei saa ju selles mõttes nagu noh, kuskilt peab ju toimuma see nagu see lisandväärtuse nii-öelda väärindamine, eks ole, et kuskil peaks see ka nagu kajastuma selles mõttes ikkagi, et kui ikkagi noh, on lisandväärtusega asjad olemas, eks ole, ja noh, ja siis öeldakse, et noh, et tal ei ole lisandväärtust sellepärast, et ta ei ole noh, uus on ju, noh, et noh, ei saa muidugi sundida kedagi, et osta nagu kasutatud ja osta vanem on ju, et aga noh, see on lihtsalt nagu see vaatenurk, et kus see lahendus nagu võiks olla. Ja siis ma mõtlesin ja käis peas nagu siuke noh, mingi mõte tekkis ja siis nagu hakkasin nagu seda nagu vaagima, seda mõtet, et mis värk on, et aga kui teekski ära, et prooviks mis noh, et mõtleks läbi, et kui teeks selle asja nagu ära, on ju, et kas see jääb siis ainult nagu idee tasandile või on võimalik seda siis teostada. Et ja olen nüüd jõudnud teostuseni isegi, et mitte teostusele lähedale, aga põhimõtteliselt teostuse alguseni. Et asi on läinud nagu käiku, et mõtlesin siis siukest asja, aga noh, et kui üks tahab nagu mingit siukest hinda, eks ole, noh, et teine inimene ei ole nõus nagu, eks ole, noh, seda hinda nagu, noh, tema arvab, et nagu see ei ole seda väärt, on ju. Et aga noh, et tegelikult ju noh, oleks see asi ikkagi nagu täiesti kõlblik selles mõttes, et täiesti tasemel asi. Ja siis mõtlesin nagu siukse asja, et tõmbaks käima selle loteriiratta, et teeks loterii, kus on siis et kus sa siis maksadki selle auto eest, noh, et selles mõttes, et maksadki siis mingi siukse summa, mille eest on siis võimalik noh, saada isegi kordades soodsamalt see auto, kui mina teda müüks. Ja kui see loterii nagu võitjaks ei osutu, et noh, siis see on tasu, loteriipilet maksab 1 euro. Et noh, eks igaüks ise teab, kas noh, mis talle see, kelle jaoks on 1 euro suur raha, kelle jaoks väike raha, et noh, muidugi rahad on ju, et mis sellest osta saab, see on noh, see on teine küsimus. Et ja kui kahju siis kellelgi on sellest, kas noh, kui ta ei võida seda ja milline siis oleks tõenäosus. Et selle võidu tõenäosus oleks siis kuskil noh, seal 1/2700, et see ei ole nagu noh, üleriigiline selles mõttes. Noh, selles mõttes, et seal ei ole kindlasti noh, et osalejate arv, kui tuleb 2700 täis, siis läheb ta käima see loterii, et siis ma loosin selle asja välja. Et see teostus vajas natuke nuputamist, et
et Facebookis ma otsustasin seda teha, et seal on ju selles mõttes tekib paljudel nagu küsimus võib tekkida, aga et noh, kuidas see loosimine toimub, on ju, et kas see on nagu aus asi, et noh, et selles mõttes, et kus nüüd, kes nüüd kuidas teab, et kas nüüd noh, et ma siin võin loosida küll, eks ole, teen video isegi võib-olla, on ju, aga noh, võib-olla on seal lihtsalt pandudki kellegi nimi ja noh, ja on nagu kokkumäng, on ju, et võib kahtlus tekkida kellelgi, et see tehniline pool vajas nagu nuputamist. Ja ma mõtlesin, selle valemi tegin valmis juba, et oleks siis siuke valem, et osalejate arv, et noh, et siis see number, kuidas see number nagu välja tuleb, et seda numbrit praegu keegi ei tea ja seda numbrit keegi ei tea ka siis, et mina ei saa seda numbrit teada selles mõttes, et see selgub, see sõltub sellest, kui palju inimesi osaleb, noh, ja kui kaua see loosimine kestab. Et noh, see osalejate arv on teada, eks ole, 2700, aga see sõltub esiteks sellest, kui kaua see loosimine kestab. Et siis sealt lahutatakse see kestvusaeg lahutatakse maha 2700-st ja see kestvusaeg korrutatakse 19-ga. Et siis see sõltub sellest päevade arvust. Et siis seda numbrit ei ole nagu võimalik teada. Ja mitte ainult sellest kestvuse arvust, vaid siis sealt siis lahutatakse veel 47. osaleja. 47. osaleja sünniaasta lahutatakse sealt maha veel. Kas lahutatakse või liidetakse. Et see sõltub sellest, kas 49. osaleja on mees või naine. Ja 49. osaleja see aastaarv siis lahutatakse maha seal ja siis pluss-miinus märgiga. Et kui on naine, siis plussmärgiga ja kui on mees, siis miinusmärgiga, on ju. Et noh, et see võib ka tulla esimene osavõtja ja võib ka olla seal noh, viimane osavõtja, on ju. Et see selgub nagu selle käigus, et kes on see 49 osaleja, on ju, ja kui kaua see kestab, see loosimine. Et sellest see kõik sõltub. Ja siis, et kuidas seda piletit osta, oli ka nagu tehniline küsimus. Et enne ei saagi midagi osta, kui on see postitus on üleval juba ja postitus siis postitusele peab registreerima ennast kõigepealt. Et sa saad registreerida kui no see on minu kontol on see postitus minu nimega. Minu nime kõik teavad kindlasti, on ju. Ja siis sa saad osaleda, kui sa noh, panedki kommentaari, et osalen. Sellise sõna paned sinna, et osalen. Ja siis kui on 2700 osalejat täis, et siis saab alles osta pileti. Et siis on see pilet ostmine panga ülekandega 1 euro. Ja kui see kõik nagu on registreeritud, need piletid, kõik on tasud makstud, pileti ostnud, piletid on registreeritud, siis ma loosin selle valemi järgi välja, selle auto. Siit on näha ka natuke seda autot. Et noh, et kas see toimub see loto või ei toimu, et eks seda siis, noh, selles mõttes ta juba toimub, et ta on, ma näitan. Et ma nüüd jah, siin igaks juhuks ei hakka teda pöörama, pärast video kaob ära. Aga noh, et jah, et on siis näha asjad, et näed, uks tuli lahti, uks
läheb kinni, et näitan ukse küljes on veel see akna, elektrilised aknatõtsukid ees ja taga. Siis on veel elektrilised peeglid ka. Neid saab siit, vasak ja parem. Ja keskelt saab neid aknatõssukeid saab ka keskelt vajutada. Aga taga on siis vändaga aknad tavaliselt. Näitan. Et näitan ülevalt ka kohtvalgustit. Et peeglid väikese silmides. Näed, siin on ka isegi valgustus sees. Tavaline peegel. Et lagi on ka nagu tegin korda kõik selle värgi, et on siuke piisakas. Tagant ka siis näitan. Ja ja siit on näha ka, et taga nagu pagasnik. Päris lähme siis välja korraks, ma näitan pagasnikut väljast. Et näed, see luuk tulebki niimoodi. Kõik need gaasivedrud, amordid on kõik korras. Et näitan, mis siin pagasikus veel kaasas on. Et sealt on nagu näha, näitan veel pilti natuke. Ja siis näitan seda tagumist tagant ka autot. Et tagumise luuk on, pagasiluuk on tume, toonitud. Et ka siuke selles mõttes, keegi taga sõidab, siis on nagu toonitud see asi. Et sealt pagasnikus oli nagu näha, et oli näha see asi, et see näha on, et see ruumikus on päris hea sellel autol. Et ma olen seal Kiias ka kunagi tegin video ja see selles mõttes see ma ei ole kõige suurem inimene ka, aga ütleme see näitan, et mul on iste ees ka selles mõttes, aga ütleme selline jah, et siia nagu jah, et ma päris ära ei upu siia, aga selles mõttes on tunda, et mul on nagu ruumi päris mõnusasti siin, et see selles mõttes siin ka 2-meetrine inimene siin ei jää hätta. Et näitan istet ka tegelikult eile veel proovisin, et saab igati pidi teda nagu edasi-tagasi, seda istet niimoodi kõigutada. Et mulle meeldib, kui on nagu allpool. Et siis ta läheb allapoole ja siis saab veel seljatuge saab ka veel keerata tagant. Siit on nagu näha, läheb alla ja ülesse. Siis on siin see käetugi selline, et ta on selle käsipiduri, kõik on ohutu, turvaline, võtad käigu välja, siis käsipidur on peal. Et ja saab talle ligi niimoodi, et see käetugi on selline mugav, et saab teda üles alla lasta. Et kõik jah, käsipidur, särgid, värgid töötab, toimib kõik. Ja kindalaegas näitan ka. Et seal on ka näha see relee on seal ja kindalaegas ka tegelikult suht palju ruumi. Et nüüd tuligi mul meelde pagasniku jutt ka, et kaasas on siis asju veel tal, et lisaks sellele, mis tal küljes on. Et on tegelikult, idee ongi tegelikult müügis olles tal praegult on ka, idee on see, et nagu täispakett selles mõttes. Et tal on esiteks ohutusvarustus, on see Arki, vanasti oli Ark on ju, nüüd on Transpordiamet, et mida ka ülevaatusel on nõutav.
et on see ohutusvarustus, on tulekustuti, tõkiskingad, no neid on vaja ratta vahetamiseks. Ja siis on ohutuskolmnurk, helkurvest ja autoapteek. Et on need 5 asja on olemas kõik. Noh, mis peabki olema. Aga et müüakse ju selles mõttes, et on see komplekteeritus on olemas. Et siis on veel tagavara ratas, et rattavahetuskomplekt, tegelikult isegi ratta paranduskomplekt on ka olemas. Et kui tahad ise ära parandada, et siis on ka, et tagavara ratas on ka olemas, aga see, ütleme, see nöör on ka olemas, et ja need sellised, et see komplekt on olemas, millega selle võtad katkise rehvi ära, aga koha peal sa võib-olla nagunii seda ära ei saa remontida. Aga et kui sa ei näe auku, et sa pead ju kontrollima veega, et kus ta sisiseb. No kui on näha auk, siis jah, aga koha peal seda saad siis kodus pärast teha, kui huvi on, et see igatahes on olemas, aga põhiasi on see rattavahetuskomplekt, jah. Et on tagavara ratas ja siis on rattavõti, tungraud ja tõkiskingad ka siis, need samad saab kasutada. Et kui vahetad ratast, paned tõkiskingad nende ühe ratta alla, kus on paigal, mida üles ei tõsta. Et paned tõkiskingad, siis on ohutu ja siis tegelikult selle kindalaekaga tuligi meelde, et on veel kindad on ka olemas. Et ei lähe käed mustaks, kui on vaja. Ja siis, seal tegelikult, ütleme, parkimiskell. Siis näitan veel mobiiltelefoni laadija. Et läheb sigaretisüütajasse. Ja siis, siuksed talvel jääkraabits ja siis lumehari. Et on nagu võtta kõik asjad olemas, et saab kasutada. Et see on nagu idee on nagu selles seisneb. Et ta on ette valmistatud auto, mis on valmis pikaajaliseks kasutamiseks. Et hooldust vajab ikka auto, aga ta ei vaja remonti, et teda kasutada. Ja siis ongi veel tehnikat siin ka peal. Et raadio kõik mängib. Et ma panen käima. Ta näitan. Et panen ta käima. Siin on tavalisest süütelukust. Mul on siuke süsteem, et mul on kõik elektriasjad väljas. Raadio on väljas ja siis ventilaator väljas. Siin ongi see radiaator tal, mis salongi radiaatori soojendust saab reguleerida. Ja siis see õhuregulaator, kuhu ta puhub üles-alla klaasile. Tagaklaas oli ka mul soojas ja siis on konditsioneer, külma ja sooja. Aga et siis ma siis käivitan. Et näed, läks käima kohe. Ja siis tuled käivad ka siit, nagu nendel on vanematel autodel. Et näitab kõik pöörded. Kuidas siin näha on? Näitab pöörded kõik. On 800 peal on pöörded, tülikäigupöörded, et see on nagu timmitud kõik. Ja siis näitab jahutusvedeliku temperatuuri ka. Jahutusvedeliku temperatuuri ka näitab kohe. Et seal küll numbrit ei ole, aga seal on teada, et keskel on 90. Et ta mootor läheb soojamaks, siis läheb jahutustemperatuur ka see. Temperatuur läheb kõrgemaks. Panen siis raadio ka mängima. Ma ei tea, kuidas kuulda on, aga peaks olema kuulda, et kui ta minu nagu selle häälele. Ja siis ongi, et ta nüüd nagu mootor tiksub, panen ventilaatori ka, puhub kõik, puhub sooja, puhub külma, saab sisse panna, et ta siseõhku puhuks ja siis ka tagaklaasi soojendi. Ja siis saab siit veel vasakule juhi oma reguleerida ja siis kõrvalistuja oma reguleerida. Keskel on ohutuled, et
selles mõttes on veel tulede korrektor ja siis see armatuurlaua heleduse regulaator. Et ma näitan siis väljas ka, et tuled põlevad kõik. Võib-olla näha ei ole, et kuinka hele on, aga lükkan suunatulega sisse, et vasaku. Lähen sinna päikese vastaselt. Et kõik toimib selles mõttes, elektroonika ja kõik asjad, et tal on nagu nojah, suunatuled käivad siin nagu ikka tavaliselt ja siis akna see kojamees, see ka toimib. Vett tuleb kõike, tagumine ka töötab. Kõik, kogu elektroonika ja kõik süsteemid toimivad. Et siis, kui ma lülitangi välja, siis ma võtan kõik nagu tagant ära. Et noh, see on nagu lükkab selle elektroonika kõik välja. Ja siis lülitan, sidurit vajutan ka alla, et siis kõik sisse ja et noh, see on nagu auto kasutamine selles mõttes, et see ei ole mingi see, et noh, et nüüd sa noh, et nüüd sellel autol peab nii tegema, et muidu ta ei käivitu või et muidu ta noh, ei ole õige või hakkab mingid rikked, et see on lihtsalt, et ma lükkan kõik välja, et siis on need elektrisüsteemid lähevad kõik kinni. Et see, ja siis kui käivitad, siis noh, aku saabki käivitada kohe, annab nagu, ei ole tal mingit koormust taga. Ma näitan akut ja kapoti alla ka, muidu oleks meelest ära läinud. Aku, siis on pidurisilinder seal, pidurivedeliku anum. Siis siin on see noh, mootor, tegelikult kui selle ära võtta, selle katte, et siis näeb paremini ligi, aga siin ongi siis see klapi gaas on kohe, saab õli sisse valada. Et noh, drosselklapp siin, noh, kus seda õhku tuleb juurde, kui gaasi vajutad. Aknapesu vedeliku see valamise koht, roolivõimu valamiskoht. Siin all on käigukasti vahetus, see on seal all, selle õhufiltri all, käigukasti vahetus käigukasti õli saab sinna valada sisse ja vahetada, et alt vasaku ratta juures saab käigukasti õli välja valada. Et ma pidingi seda tegema, et vahetasin selle tagurduskäigu anduri ära, et siis hakkasid tagurdustuled põlema. Ja jahutusvedelik käib siit sisse, kõik on nagu normis näha. Et see kõik toimib, jah. Et generaator, noh, all on starter, et siis ongi see õhufilter, õhuvõtukopsik. Et nad suht sarnaselt on kõikidel see. Audil oli samamoodi ja põhimõtteliselt nagu, et need seadmed, mootor ja kõik, mis on vajalikud seadmed, et siis auto toimiks, et oleks õhku, oleks kütet, oleks jahutust mootorile, et pidurid toimiksid, et kõik need seadmed on seal, noh, suht sarnased on paljudel autodel paiknevad niimoodi, noh, vanematel eriti. Diisil on seal veel juures mingeid asju, aga küünlad olid ka seal. Noh, selleks on vaja see plate maha võtta. Aga noh, siis on see mootori kohe teistmoodi, seal on veel see kollektori torud näha. Audil oli ka sama, et Volvol on suht see kapoti alune nagu, noh, ta on suurem kui teistel ja ligipääsetavus on sinna parem. Et see sai kõik tehtud, need pidurivedeliku vahetada ka päris mugav oli. Et ja siis õli vahetada ka päris hea.
et tal on seda ruumi rohkem, et kus sa ligi saad. Ja siis, mis veel on tehtud? Esiklaas on vahetatud. Uus esiklaas on, mõrad olid sees. Vasakul juhi pool olid mõrad. Ja siis kojamehed panin ka uued. Et siis kojamehed, noh, et ta on mõttekam panna uued kojamehed. Et ta säästaks seda. Taga ma vaatan, et jäi seda klaasipisu vedelikku natuke sinna peale, et pühkis kojamees, et taga ei ole uut kojameest. Et võib panna tegelikult. Panen võib-olla selle uue kojamehe taha ka, et aga ette ma kohe panin uue. Tegelikult oleks võinud taha ka panna, et eest on näha kohe, et ei jäänud mingit jälge peale. Et taga võiks ka ära vahetada, aga ette sellepärast ära vahetada, et kui paned uue klaasi, et siis on nagu, kui kojamees on uus, ei kriibi ega midagi, kojamehel pole mingi kahjustusi peale, siis klaas püsib ka kauem. Aga muidu, kui paned uue klaasi, kojamees on vana, mingi 5 aastat ja siis hakkab kriipima kohe klaasi, et siis kohe teed kaduteene nagu sellega. Et siis vahetasin kojamehe ka ära. Ja siis vahetatud on tegelikult, no mõlemad kojamehed vahetasin ära ees. Ja tegelikult on katalüsaator ka uus. Et seal oligi heitgaaside küsimus oli. Et katalüsaator vana oli läbi põlenud. Ja see sai vahetatud. Et see on uus katalüsaator. Ja heitgaasid kohe normis kõik. Ja siis oli veel pidurid kraapisid taga. Et sai tagumised need piduriklotsid olid ära kulunud metallini. Et need ma vahetasin ära, piduriklotsid. Ja kahjustatud olid ka pidurikettad. Et siis ma vahetasin taga pidurikettad ka ära. Et